Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 1:06 ning Kuku raadio eetris on sel ajal loomulikult Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka multitalendist ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitikakirjamees. Ja et täna on 1. aprill, siis Andres, kas sul on rääkida üks kriminaalselt naljakas anekdoot? Kui on, siis anna tuld. Jaa, käisin oma firma raamatupidamise asja ajamas ja siis tuli tahes-tahtmata selline lugu pangas, kus pangatöötajaga rääkides oli sama asi, et 1. aprill. Et kaks ettevõtjad räägivad omavahel just raamatupidamisest ja üks ütleb teisele, tead, et head raamatupidajat on ikka raske leida. Teine kostab selle peale vastu, on küll, minu oma otsib Interpol juba 20 aastat. Sellised lood. Aga lähme tõsiste teemadega siiski edasi. Tänase saate teises pooles uurime, kuidas saab nii olla, et esmalt 10 aastaks vangi mõistetud narkopätt ühtäkki Eesti kohtusüsteemi poolt vabadusse lubatakse ja siis veel riigist põgenema ka. Kõike selleks, et hakata sama meest siis uuesti mööda ilma taga otsima ja vangi tagasi tooma. Kuidas ja miks selline pealtnäha jaburus võimalikuks sai, sellest hakkame järgmises pooles rääkima ja selles pealtnäha arusaamatusloos aitavad meil selgust tuua riigiprokurör Vohru Verte ning Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Jaago Leis. Aga saate esimeses pooles on meil saate külaliseks küll Tartu stuudios Tartu maakohtu esimees Marek Vahing ning me räägime keerulistest ja emotsionaalselt rasketest kuritegudest nii-öelda kohtuniku vaates. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere tulemast. Tere. Aitäh kutsumust ja tunnustan, et leidsite ja pidasite vajalikuks kohtunik saatesse kutsuda. Et hea meelega teeme seda. Jah, ma olen mõnda teie saadet kuulanud ja just Leis ja Verte saadet, et siis mõtlesingi, et väga hea oleks, kui kohtuniku vaade oleks kohe seal juures olnud. Võite ju ka saatesse edasi jääda, aga teen ettepaneku, et arendame vestlust selliste konkreetsete näidete varal, nii on kuulajal ehk kergem ka saadet jälgida. No üks hiljutine juhtum tegelikult Tartust. Tartu maakohus mõistis 2024. aastal 8 aastaks vangi mehe, kes vägistas korduvalt oma alaealist tütart. No kuidas kohtunikuna ikkagi suuta säilitada selline erapooletus ja külm närv, kui tegu on ikkagi nii sügavalt haavava ja moraalselt šokeeriva süüteoga? No aus vastus on see, et väga keeruline, et tõesti väga keeruline on seda teha ja ega see lihtne ei ole endasse võtta neid teemasid ja sellega edasi elada, sest ma arvan, et ükski kohtunik selline ei ole, et paneb selja taga kabineti ukse kinni ja pärast seda on kõik maha jäetud. Ja ma arvan, et veelgi ausam vastus on see, et ega ka kohtusaalis seda külma närvi hoida, et ega see ka ei pruugi alati välja tulla. Et sisemiselt ma arvan, et me põleme kõik väga ereda leegiga nende asjade lahendamisel. Aga eks ma arvan, see meie kuidagi oskus seda mitte seal kohtusaalis välja näidata, et äkki see on siis see võti, mis nagu meid ka mingis mõttes nagu päästab, et kuidagi suudame seda seal kohtusaalis nii-öelda ära näidelda, et me oleme tegelikult kuidagi erapooletud ja ei vali nii-öelda kohe võib-olla esmajoones pooli, et eks me lõpus ju kohtuotsuses seda lõpuks tegema peame, aga jah, ma arvan, et sisemiselt me põleme kõik väga, väga ereda leegiga ja see on valus tuli. Andres, ma pöördun otsati sama küsimusega ka sinu poole. Kuivõrd oma töös politseis siis mäletad olukordi, kus inimene on korda saatnud jõleda kuriteo? Sa oled jõudnud talle jälile, ta kinni võtnud. Kui keeruline on selles olukorras hoida ennast tagasi näiteks oma kohtu eest, et sa tahaksid juba midagi teha, juba nagu ära karistada, aga pead ennast tagasi hoidma?
on sul selliseid olukordi olnud ja kuidas sa sellega hakkama said selle tundega? No hakkame sellest pihta, et igasugune selline emotsioonidele võimu andmine enda üle on esiteks väga ebaprofessionaalne käitumine, mis ei tähenda täpselt samuti, nagu Marek Vahing just ütles ennist, et seda, et sa sisemuses elad seda ikkagi üle. Aga nendele võimust andmine, see on huvitav asi, et tegelikult kui sa lähed seda teed, siis sa paned ennast selle sama kurjategijaga ühele joonele ja sa ei ole talle enam selles mõttes nagu vastane ja ta hakkab seda ära kasutama. Aga kindlasti on fakt see, et professionaalsel tegevusel ja sisemisel emotsioonil peab hoidma piiri ja need inimesed, kes ei suuda seda hoida, no nende koht ei ole tegelikult õigusorganites, ükskõik, kas on siis politseist uurimisorganist kuni kohtuni. Miks? Sellepärast, et õigus kahjuks ei ole tihtipeale võrdne õiglusega. Ja õiglus võib olla ka omavoliline, mis ei ole õigus. Nii et siin me jõuame minu hea kalli õppejõu õigusfilosoofi ja õiguskunstleid Raul Naritsa mõttekäikudeni, aga see on juba liiga sügav, ma arvan, meie kuulajatel antud hetkel. Aga no need samasugused juhtumid, mis ka siin esimese näite ma tõin, kus vägistati oma tütart korduvalt. No sellistes juhtumites ikkagi sõltub päris palju ohvri ütlustest. No kui süüalune eitab kõike ja kui juhtub nii, et tõendid on ka tegelikult osaliselt kaudsed, siis mille põhjal kohtunikul selline tunnetus ja veendumus tekib? Jah, ma täitsa olen selles olukorras olnud, et ma arvan, et see on üks minu senise karjääri. Mul ei ole küll olnud au väga pikalt seda kohtunikuametit pidada, et 2020. aastast, aga ometi kuidagi elu on minu kohtuniku teele sellise kaasuse toonud ja see on tegelikult, jumala eest ma ei taha siin kuidagi nii-öelda neid kõrvutada, tegelikult ma jätangi selle tegemata, aga jah, üks selline lugu oli, kus isa siis oma tütar oli siis saanud 7-aastaseks ja hakkas teda siis vägistama ja tütar julges sellega välja tulla alles siis, kui ta sai 17, nii et kuidas nagu mõista inimest, kes 10 aastat oma tütrega niimoodi teeb, et ütleme niimoodi, et see minu jaoks võib-olla nendel hetkedel kõige keerulisem ongi püüda seda inimest nagu mõista, eks ole, et hukka on hästi lihtne mõista, aga just nagu mõista. Ja midagi pole teha, eks lihtsamates asjades see kuidagi mõistmine tuleb meil ka väga lihtsalt, eks ole, et me ilmselt kõik saame aru, miks inimene läheb poest varastama, kui tal süüa ei ole. Ilmselt saame ka aru, et kui on sõltuvus mingisugusest ainest, siis me võime aru saada, et miks inimene läheb midagi varastab, selle maha müüb, et seda ainet osta, nii et need on kuidagi nagu lihtsad asjad mõista. Aga vaat jah, seda lugu, et üks inimene on võimeline millekski nii hirmsaks, et seda on hästi raske mõista. Nüüd küsimuse juurde tagasi tulla, siis et ega seal peabki kohtunik siis kõik pooled ära kuulama ja eks siis otsustama, tavaliselt nendes keerulisemates asjades on ka rahvakohtunikud juures, et eks nendest ole ka abi olnud ja ma ei tahagi nagu öelda kuidagi, et see usu küsimus oleks, aga lõpuks see sinna nagu taandub, et keda sa siis lõpuks nagu usud. Et mina selles kaasuses uskusin seda tütart, isa kahjuks alguses eitas, hiljem siiski tunnistas üles, et jah, see ma mäletan sellest loost ka, mis mulle veel pähe ei mahtunud või kuidagi ei saanud sellest aru, et kui sa oled 10 aastat seda oma tütrele teinud ja siis sa veel esialgu ka eitad seda ja sa ütled, et sul tütar fantaseerib, et vähe sellest, et sa oled 10 aastat talle nagu muret põhjustanud, et siis sa põhimõtteliselt nagu tühistad teda veel ka nagu avalikult, aga jah, lõpuks ma mõistsin selle isa süüdi ja ta sai 13 aastat, maksimum oli 15, kuna asja lahendati lühimenetluses. Lühimenetlus, sest seda ilmselt kuuled võib-olla ei tea, see tähendab seda, et asjad lahendatakse siis nii-öelda materjalide pinnalt, seda tütart ma kohtusaalis ei näinud, aga vaatamata sellele ma tema ütlusi sain lugeda, jäin teda uskuma ja siis võeti sealt 1/3 veel maha, nii et siis lõpuks jah, praegu matemaatikas võin eksida, aga et siis
13–1/3. No Andres rääkis professionaalsusest ja professionaalsest oskusest emotsioone vaka all hoida, aga siiski pärast selle otsuse tegemist, otsuse langetamist kohtunikuna, kuivõrd ikkagi säärased lood jäävad kaasa käima, vaatamata professionaalsusele ühe kohtunikuga, et ikkagi kogu see lugu kerib uuesti silme eest läbi ja need kõik küsimused, et kas sai õige otsus, kas sai piisav karistus ja nii edasi, kas need jäävad pikaks ajaks veel kaasa käima ühe kohtunikuga? Jäävad ja ma arvan, et elu lõpuni jääb ja mul on üks hea lugu rääkida ühest, selle lugu on minuga jaganud siis üks minu hea kolleeg Tartu maakohtust Rutt Eiver, et tema on 2 otsust valmis kirjutanud, et kirjutas süüdimõistva otsuse, kirjutas õigeks mõistva otsuse, läks saali, need mõlemad otsused olid tal seal ees ja nüüd ma jään võlgu selle, et kuidas ta siis nüüd lõpuks otsustas, ma pean seda tema käest üle küsima, aga ta põhimõtteliselt kohtusaalis allkirjastas, luges ette ja mul on kuidagi nagu meeles, et ta ütles, et see otsus nagu häirib teda siiamaani, et kas ikkagi sai õige otsus, sest ta oli lihtsalt niivõrd kahe vahel olukord, et jah, aga vastus on see, et ma arvan, et mina kannan seda elu lõpuni kaasas. Õnneks ei tule mulle väga tihti meelde, et täna, eks ju, lihtsalt siin tuletasin selle hetke meelde, aga jah, võib-olla nendel hetkedel, kus tuleb oma tööst rääkida, et eks me käime ka ju õpilastele koolides oma tööd tutvustamas ja ükskõik kellele, kes soovib meie tööst midagi teada saada, et siis ma ikka vahepeal seda lugu räägin, et mis see amet endast nagu kujutab, et see ei ole nagu lihtne amet, et see on päris hirmus, et mul ema on psühhiaater, et ma nagu kogu aeg mõtlen, et ta on ka võtnud 40 aastat oma patsientide lugusid enda sisse, et see on jah, päris karm. Aga tõmbame pisut hinge ja teeme väikese pausi siin. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meiega on ekspert Andres Anvelt. Saate esimeses pooles räägime keerulistest ja emotsionaalselt rasketest kuritegudest nii-öelda kohtuniku vaates. Seda vaadet ja tunnetust aitab meil selgitada Tartu maakohtu esimees Marek Vahing. Tartu maakohus mõistis hiljuti süüdi mehe nimega Andrei Makarov, kes tegi koostööd Vene luurega. Kui istungi materjalid on osaliselt riigisaladus, siis kuidas tagab kohus sellise läbipaistvuse ja õiguskaitse ikkagi mõlemale poolele? Jah, nendes asjades tõesti võib-olla avalikkus ei pruugi teada saada, mis kohtusaali seinte vahel toimub, aga nii see elu paraku on, et kõik materjali me avalikkusega jagada ei saa. Ma arvan, et see tegelikult tuleb väga-väga harva ette seda olukorda, et üldse nii-öelda päris riigisaladust siis kohtuistungil tuleb avaldada. Selleks peavad kõikidel nendel inimestel siis, kes kohtusaalis on, peavad olema siis riigisaladuse load. Ja eks siis ühiskond peab lihtsalt usaldama, et see seltskond, kes seal kohtusaalis koos on, kohtunik reeglina on siis ka rahvakohtunikud, eks ole, prokurör, võib-olla mitu prokuröri keerulisemates asjades, kaitsjad, et siis peab usaldama, et need inimesed teevad oma tööd õigesti ja lahendavad selle asja õigesti ära. Et võib-olla mingisugune väärarusaam on nendest või ilmselt tegelikult ei ole, et neid linte ju pealtkuulatud linte lastakse kohtusaalis praktiliselt, ma arvan, iga päev tundide viisi kuskil Eestimaa nurgas ette, et see meil ju enam riigisaladus ei ole, et siis jah, aga kui on mingisugune sellise punase templiga paber, siis eks see jääbki sinna kohtusaali seinte vahele ja siis tuleb usaldada. Andres, nagu meil siin jutuks oli, riigireetmise juhtumite puhul jagatakse üldjuhul tõesti äärmiselt vähe infot. Kas üldsus võiks või peaks ikkagi rohkem või sisuliselt teadma, milles seisnes üks või teine reetmine, mida see inimene tegi, kus see reetmine oli ja nii edasi, et kuidas see tundub, kas me oleme sellega kuidagi
liiga kanged ja liiga salajased või on piisavalt teadmisi ja infot selle kohta, mis puudutab riigireetureid? Vaata, siin räägib minus natukene peale selle, et ma olen aastakümneid olnud politseis, töötanud ka kaitseväes just selles julgeoleku ja luure valdkonnas, aga ma olen olnud ka poliitik. Ja ma julgen siin öelda oma arvamuse, mis on minuga ka sellest ajast kõigest elupraktikas kaasa tulnud, et me tegelikult salastame liiga palju. Ma saan aru, et salajased on teatud töömeetodid, ja just kui me räägime informaatoritest, kui me kaitseme kellegi elu, et see inimene, kui avalikuks tuleb näiteks see, kes aitas seda sama riigireeturit, võib-olla organiseeritud kuritegevus, eks, aitas siis teda kindlaks teha, tõendid koguda, see on arusaadav selle isik, aga kõik ülejäänud, siin peaks olema ikkagi väga-väga kriitiline. See tuleneb kindlasti ametkonnast, see ei tulene kindlasti kohtust, kohus täidab siin seadust, aga võib-olla võiks ka kohtunik olla rohkem diskretatsiooni võimalust, et öelda, et ma ei näe põhjust, miks siin üks või teine asi on salajane, aga juba see ametkond, kes selle asja toob. Läbipaistvus tuleb tihtipeale samast pealtkuulamisest näiteks, et kas avalikustatakse küll üks osa pealtkuulamistes, aga mingi teine osa, eks ju, jääb kuhugi kõrvale. Nii et see on väga-väga keeruline küsimus ja avalikustamises me oleme natukene maha jäänud oma demokraatia õigusriigi printsiipidest. Kas sa tahad öelda, et me siiski, meie ametkonnad kipuvad võib-olla liiga mugavalt võtma, nagu asju salastama, et teinekord tuleks võib-olla olla julgem ja võib-olla ka näha vaeva selleks, et asjad oleksid läbipaistvad ja nähtavamad, aga mugavam on nagu jätta salastatuks, kuhugi sinna ta siis jääb ja inimesed ei tunne huvi, ei tahagi teada midagi ja ei saagi teada midagi. Kahjuks nii on. Tänapäeva oma igapäeva sellises tegevuses ma puutun kokku ka erinevate kriminaalmenetlustega, olen seal nõustatakse ka advokaatidel ja mul käin öelda, et see libe jää on kohati liiga libedaks läinud, et mugavuse pärast avalikustatakse need asjad, mis on väga konkreetselt, eks ju, tõendavad süüd, aga kui seal kõrval võib olla midagi sellist, mis tõendab süütust, siis see ei ole eriti mugav avaldamiseks, nii et jah, siin minu poolt jääb kriitikaks lühikese saate jooksul ja jõua seda kõik ära rääkida. Marek Vaing, on teil väike kommentaar siin lisaks öelda? Ei, pigem vist mitte, et jah, nõustun. Mina läheneksin asjale hoopis sellise küsimusega, jäin siin mõtlema, et mis ei ole otsapidi küll riigisaladus ja riigireetmisega seotud, aga ikkagi tihti kuulutatakse kohtuistungid ka teistel põhjustel kinniseks. Öelge, kui palju see kohtunikule paneb peale pinget, kui saal on ajakirjanikke täis, teisi kuulajaid täis, et ma ise eeldaks, et ikkagi kinniste ukse taga on nagu mugavam seda istungit juhtida. Jah, on ikka jah, seda võin tunnistada, et ei hakka salgama, et kui saal on tühi, isegi kui me ei ole seda kinni kuulutanud, eks ole, et reeglina ma arvan, et ma ei tea, 99% oma istungitest me ju teeme niimoodi, et nad on tegelikult avalikud, aga kedagi see ei huvita. Aga jah, kui on ajakirjandus saalis, siis on lisapinge ja eks me ju kohtusüsteemis ka tegelikult sellega tegeleme, et kohtunikud selle pingega kuidagi nagu adekvaatselt ka hakkama saavad selle lisapingega, et jah, eks see nii-öelda ja lisaks ka see, et võib-olla kui vanasti ei jõudnud kõik sekunditega kuhugi nii-öelda meediasse, et siis võib-olla oli ka lihtsam, et kui lihtsalt ajakirjanik oma fotoka ja märkmikuga saalis istus, aga jah, täna nagu on see lisapinge sellest meedia tähelepanust ja mis seal salata, et eks ole ju ikkagi, me kõik oleme inimesed ja ega meile ju ei meeldi see, kui siis meie mingisuguseid sõnu hakatakse siis kohe nii-öelda arvustama, et jällegi täitsa tavaline inimene, võin eksida, võin sõnu sassi ajada, võin öelda kogemata midagi muud seal, kui ma mõtlesin selle lisapinge all ja siis ta läheb ja ka väga raske on ennast ka ilmselt tavainimesena sealt kommentaariumitest siis eemal hoida, et vaadata, et mida siis minust ikkagi nagu arvatakse, et jah, ta on selline lisapinge. Öelge,
teie, mis on peamine põhjus, miks Eestis kohtumenetlusest ikkagi venivad? Meil on väga sageli sellest juttu ja võib-olla sellist head vastust ei ole saanud. Ma olen aru saanud, et erinevad osapooled armastavad lükata vastutust üksteise suunas, aga kuidas teile tundub, milles asi on? Miks meil on sellised protsessid, mis kestavad aastaid ja lõppu ei paistagi? Jah. No kõigepealt kindlasti ma tahaksin seda öelda, et ma ei hakka statistikat praegu tooma, ma oleks siis pidanud seda nagu vaatama, et ikkagi enamus asju, valdav enamus, eks ole, et lahendatakse ära meil väga kiiresti. Aga siis on üksikud, mis just, nagu teevad ilma ja on kõigil nagu hammaste vahel. Just, eks ole, et see tilk tõrvamööbütis, siin on üks näide, vabandust, et ma sisse sõidan, et on just see kuulus Kajar Lemberi kohtuasi, mis vältas ju tõesti aastaid ja aastaid, lõpuks lõppes õigeks mõistmisega ja mis seal salata, sellest sai nagu mingisugune teatud häbiplekk isegi kohtule, et kuidas te ei suutnud ära menetleda asja, mis nagu pealtnäha tundus ikkagi väga lihtne ja lõpuks ju eks Kajar Lember tundiski ennast nagu oleks teda justiitsteel piinatud või olekski toimunud mingi justiitspiinamine. Jah, et on sellest asjast tõesti seda saanud, mis te ütlesite, et aga ikkagi igasse asja tuleb sisse vaadata, et ma ei siin ei ole nagu mingisugust sellist ühte põhjust, et kõik need asjad on ikkagi nagu väga erinevad, mis põhjustel need venima on läinud, ma ei ole kursis sellega, et miks see konkreetne kohtuasi venis, et tollel ajal oli teine kohtu esimees, mul täna sai täpselt aasta täis, et võib-olla siis oleksin pidanud sellega kursis olema. Et jah, ma tõesti ei tea, miks see konkreetne asi, aga ma arvan, et ma olen mingites asjades nii-öelda suures pildis sama informeeritud kui teie, kui avalikkus, eks ole, et mida lehest lugeda. Et aga mida ma ise olen kogenud, võin näitena tuua, et üks Siim oli, tema nüüd kannab siis, kui ma õigesti mäletan, 10-aastast vanglakaristust, mis ma talle mõistsin, et Siim näiteks 3 korral lõhkus ära kohtusaali mööbli. Ta oli seal vahialuse selle piirde taga ja mis sest, et ta oli raskelt relvastatud siis konvoi valve all. Siin mul läks aega, eks ta plaanis seda ette, eks ole, läks aega sekund, et seda teha. Konvoi oli 2 sekundiga kohal ja murdis ta maha. Siis eemaldasin ta saalist, küll seal oli see asi lihtsam, et sain istungiga edasi minna, eks ole, et inimese saad istungilt eemaldada, siis saad edasi minna, kui ta korda rikub. Teisel korral samamoodi, siis ma otsustasin, et olgu, et Siimu enam saali ei too ja panin ta siis vanglas videoseadme ette ja siis ta otsustas selle ära lõhkuda. Nii et näitena, et neid põhjusid on väga palju, aga tegelikult mida ma tahaksin öelda on see, et siin on nagu 2 asja, eks ole, et see ühiskonna huvi, mis on ammustest aegadest meil pärit, et soovitan lugeda Priit Pikamäe Sirbi artiklit Süüdistus kui hüpotees. Et seal ta kasutab sellist asja nagu punitiivne spektaakel, eks ole. Et see on üks pool ja teine pool on siis see süüdistatav õigus kohtuistungist osa võtta. Et need on siis need 2 asja, mida me siis kaalume. Et tegelikult nüüd tuleb kuskilt hakata nagu midagi piirama. Et me peame ikkagi ära otsustama, et kas me nõuame neil nii palju saalis olla ja kas me võimaldame neil nii palju saalis olla. Et lõpuks ongi ikkagi paljud asjad venivad sellepärast, et süüdistatavad on haiged, lisaks nad vahetavad siis kaitsjaid, mahukates asjades kaitsel läheb materjaliga tutvumiseks mitu kuud, kohtuistungid on planeeritud, kohtunikul ei ole ju niimoodi, et ma istun ühte asja ja mul on siis kõik muu aeg vaba, et kui midagi peaks selles konkreetses asjas valesti minema, siis ma saan kohe kiiresti ümber ennast nii-öelda uued ajad planeerida ei saa, sest mul on järgmised istungid ootamas. Nii et kõik see kokku, kõik kokku, nii et kuskilt tuleb nüüd mõelda, et midagi hakata mõtlema selle peale, et kui palju me ikkagi tahame, et süüdistatavad on taluvad seda riigi sundi
seda ja kui palju me anname neile õigust nõuda seda, et neil peab olema õigus kohtupidamisest osa võtta. Andres, sul on väike repliik siin. Jaa, repliik, et see kõik on nii déjà vu. 10 aastat tagasi täpselt, olles justiitsminister, see oli üks põhiküsimus ja põhitegevus. Mina näen siin natuke teist poolt seda asja, et asjade venimine, ma räägin kohtuasjad, üldse kriminaalmenetluste venimine hakkab pihta suuresti keerulistes asjades juba ennem kohut. Kahjuks me näeme seda, et prokuratuur võib-olla asja keeruksu pärast või mingil muul põhjusel tihtipeale siis jõuab kohtu saatmisele väga mitmete aastate jooksul, ma saan aru, koormus uus, aga tihtipeale on ka see, et inimestel 4-5 aasta jooksul pakutakse oportuniteeti või üldse asi lõpetatakse. Ja teine pool, kaitsepool, võtab siis sellest kinni ja kasutab seda ühe kaitsetaktikana ja kokkuvõttes jõutakse sinna, et mõistlik menetlusaeg on läbi. See väga tihti juhtub just keerulistes majandus- ja korruptsiooni asjades. Ma ei mõtle, ma räägin tapmistest. Keskmise tapper pole nii palju raha, et maksta sellise justiits siis show eest. Kiire viimane küsimus, Marek Vahing, kas teil kui kohtu esimehel on kuidagi võimalik menetluskiirust mõjutada, et sääraseid piinarikat protsessi ei oleks? Kindlasti on see läbi, et kolleegile nõu anda, et kui kolleeg on hädas, kui me näeme ikkagi obstruktsiooni, siis olen oma nõu ja jõuga juures, et kuidas sellest võib-olla siis nagu välja tulla ja kindlasti ka kui on konkreetselt väga mingisugused probleemid selles, et kuidagi seda kohtuistungi läbiviimise mõttes tehnilise poole poolt, et seda kindlasti, aga jah, ei, mina kohtuesimehena kindlasti ei kirjuta süüdistatavatele, et palun käituge minu kohtumaja kohtunikuga kuidagi viisakamalt ja olge head, tulge ikka istungile, et ei, seda ma ei tee. Tartu maakohtu esimees Marek Vahing, täname teid saates osalemast, meie aga läheme väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning nagu meil saates sellel hooajal kombeks on olnud, vahetame nüüd teemat. Saatejuhid on muidugi Raul Ranne ja Karel Reisenbuk endiselt ning samuti on meiega ekspert Andres Anvelt. Aga teema on uus. Kuidas ikkagi saab olla nii, et esmalt 10 aastaks vangi mõistetud narkopatt Margus Reidolf ühtäkki Eesti kohtusüsteemi poolt vabadusse lastakse, siis veel ka riigist põgenema lubatakse ning ühtäkki hakatakse teda jälle taga ajama, et uuesti vangi tuua. Kuidas ja miks selline pealtnäha jaburlus võimalikuks sai, seda me uurima hakkamegi ja selleks on meil hea meel tervitada stuudios riigiprokurör Vahur Vertet ning Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhti Jago Leisi. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Tere. No, et Tagu Sihvka moodi see kogu lugu ära rääkida, siis mõistagi peame me algusest alustama. Ei Reidolfit ega mitmeid teisi Eesti narkokurjategijaid poleks olnud võimalik ikkagi vahele võtta ilma siis ameeriklaste, ilma FBI abita ja selleks korraldati narkokurjategijatele, nagu on öeldud, üks aegade suurim tünk, kui nii võib öelda. No millega täpsemalt tegemist oli? Ütlen, selle operatsiooni sünniloost ilmus just eelmine aasta üks tummine raamat, aga väga lühidalt, Dark Wire, aga lühidalt kokkuvõetuna siis fakt on see, et kurjategijad kasutavad täna kaasaegseid suhtlusvahendeid, enam ei käi jutuajamine seal telefoni teel, vaid kasutatakse krüpteeritud sidet võimaldavaid andmekanaleid. Üks selline oli siis Phantom Secure, mis siis pakkus otspunkt krüpteeringut. Ja tol hetkel, kui pärast seda siis, kui see 2017 operatsioon siis edukalt lõppes FBI jaoks, avanesin võimalus selle pinnalt siis ehitada üles uus menetlus ja 2018 kuni 2021 siis koostöös siis kurjategijatega või endiste kurjategijatega, kes seda Phantom Security arendasid, hakatigi siis FBI poolt väga-väga kõrge tasemega kurjategijate seas levitama telefoni, mis siis pakkus samamoodi otspunkt krüpteeringut, nii-öelda kinnist võrku, kus sõnumite vahetus oli täiesti turvatud, mida väidetavalt ei FBI ja ei teine maailmas lugeda, õiguskaitseasutuses lugeda ei saanud.
aga seal oli väike konks, et koopiad nendest sõnumitest läksid ka FBI serveritesse. Et vastupidiselt, et öeldi, et mitte keegi seda pealt kuulata ei saa, aga tegelikult ikkagi just nimelt ainult seda kuulatigi pealt või ütleme, need andmeid just nimelt sealt kogutigi ekstra. No ütleme niimoodi, et kuidas lugu meie jaoks algas, siis tegelikult FBI ühel hetkel siis tuvastas, sest nad tegelikult pidid lugema neid sõnumeid, sest seal võis olla ka vestlusi, kus kellegi elu oli ohus. Et kahjuks õiguskaitseasutused peavad kohe reageerima, kui on inimeste elu ohus võtma kõik tarvitusele meetmed. Et seda me läbi lasta ei saa, aga narkokuritegevuse põhjul on võimalik tõesti mingi aeg jälgida neid saadetisi, isikute liikumisi, selgitada välja võrgustikke ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel siis antigi teada, et on mingid sõnumid, mingid kõned, mis on otse küll lindude keeles, mis siis paluti otsa vaata, et ega te juhuslikult ära ei tunne, mis keeles tüübid räägivad, et äkki on mingi huvi teil selle vastu. Jah, ja siis politsei tuvastas, et tegemist on eesti keelega ja siis on muidugi oli järgmine väljakutse juba, et tegelikult nad olid ju kõik seal anonüümsed, eks, et ega nad väga palju endast ei rääkinud just oma isikust, kes nad on, vaid nad olid ju mingite kasutajate nimede taga või mingite koodide taga, numbride jadade taga ja siis Eesti politsei pidi siis neid analüüsima ja ka rahvusvaheliselt teatud asju siis ka infot kontrollima, sest ega need isikud on väga liikuvad. Kas analüüs tehti Ameerikas ära või ikkagi võeti teiega ühendused, näed, meil on siin mingisugused lindude keelt rääkivad tüübid, kes võib-olla mingi narkoasjaga tegelevad, et või kuidas see käis? Seda telgitausi täpselt avada ei saa, et see on politseile koostöö, aga tolleks hetkeks oli Eestis juba päris mitu kriminaalasja pooleli, kus siis sammoodi olid toimingud peal ja kus siis koostus läbi, et siin siis kahtlustatavad ei kasuta mitte tavalisi rakendusi, signaleid, telegrammi, vaid et kasutavad midagi muud veel kõrvalt. Ehk sealt oli võimalik juba kokku viia, et ju siis see ots, mida tasuks kontrollida, on just ameeriklaste käes ja küsisime sealt, küsin välja ameeriklastelt, et andke palun need sõnumid, mis teil olemas on, et me kontrollime, et kellega tegemist on, mis info seal väärt on. Aga kui me räägime konkreetselt Reidolfist, siis tema isiku samasuse tuvastamine väga keeruline on. Et sealt kostis ikka väga selgelt läbi, et nad usaldavad seda süsteemi, seda anonvõrgustikku väga tugevalt, et seal olid veendunud selles, et seal politsei seda lugeda ei saa, et seal asi nii kaugel, et ta saatis isegi selfit endast, kuidas rabas jalutab või oma sõpradega seal sauna läheb, et see, et kes ta seal oli, mida ta seal toimetas ja seal mingit suurt tuvastamist ei olnud. No ma saan aru, et selles olukorras, kus keegi juba selfisi saadab, tõepoolest ei ole see tuvastamine võib-olla nii keeruline, aga üldiselt kui vaevarikas või kui selline töömahukas protsess on ikkagi viia nüüd mingisugune väheütlev jutt kokku ikkagi reaalsete inimestega ja ütleme reaalsete siis tegudega. Jah, et kuna meie tegelesime valdavalt eestikeelsete vestlustega, siis et tegelikult ikkagi me räägime rahvusvahelist organiseeritud, kuidas need inimesed ikkagi reisivad, liiguvad, aga see eeldabki siis rahvusvaheliselt politsei koostöövõrgustikku, politsei teabevahetust ja siis panna need liikumised paika ja saab ka läbi välistamise öelda, et see isik ei olnud Eestis nendel kuupäevadel, ta oli seal riigis, saab ju kõrvutada neid kõigi muud reisijate andmetega ja asetada see isik siis sinna skeemi või sinna puslesse sisse, et välistades, et keegi muu ei saa olla. Andres, kuidas see kõik sulle kõlab, sinu vanadele kõrvadele kogu selline operatsioon? Kõigepealt, kuigi nüüd on 1. aprill, aga see ei ole nali, mis ma ütlen, aga lihtsalt natuke lõbusam, et 2017 jagas Riigikantselei kõigile ministritele ka eraldi telefonid, ütles, et see on väga krüpteeritud kõne, saate oma vahel rääkida, mitte keegi kuule pealt, lihtsalt ma praegu kuulen hirmuga, et kes seda kõik kuulasid FBI-st, luure kes ka ainult uurin, aga see selleks. No see on kõik väga loogiline, et tegelikult on see peitoperatsioon, aga ma lihtsalt tuletan meelde, et kõik see hakkas ju kuskil siin sajandi vahetusel, kus Eesti politsei hakkas üldse sellist infotehnoloogilist analüüsi tegema ja kus tulid esimesed analüüsiprogrammid ja kõik see töö, mida Vahur ja Ago praegu räägivad, tookord tehti ikkagi, nagu öeldakse, paberi peal joonlaua ja malliga, otsiti neid paralleele ja siis otsiti neid sidemeid, kuigi antud
sellel hetkel ma kujutan ette, et ka siin oli ikkagi väga palju ikkagi, nagu öeldakse, inimesest kurjategija paikapanek selle kaudu, et sa teed kindlaks ühe ja selle kaudu ütleme, tuletad välja ka teise, kes võiks olla teine vestluspartner ja nii edasi, nii et see on väga põnev ja huvitav töö ja ma arvan, et kuigi kindlasti on sellel väga palju õiguslikke küsimusi, nii nagu ma tean, selles kaasuses kokkuvõttes oli. Me jõuame kõige selleni ka, aga siin on sellest rahvusvahelisest koostööst mitu korda räägitud, et kui sisse tallatud rada see koostöö Ameerika Ühendriikidega hetkel on meil? See on niisugune korralik sügav rada, mis lähiaastatel või aastakümnetel rohtumise märki kuskilt ei näita, et meil on viimastest aastatest väga tummiseid näiteid väga tõhusast koostööst, alates tõesti Anam, aga eelmine aasta sai samas räägitud põgusalt ka Aseri kuritegeliku ühenduse juhi Eestis toimetamisest ja kinnipidamist enne seda, et selliseid näiteid on palju, et ja ei ole karta, et nüüd uue administratsiooniga miskit muutumas on sealt poolt? Ei ole täheldada jah, et midagi oleks praegu muutunud, aga eks asjade pealt see usaldus tekibki. Tegelikult üle maailma osadakse aru, et ega muud moodi selle organiseeritud kuritegevusega ja globaalse kuritegevusega ei võitle, kui ainult koostöö vastu panna nendele võrgustikele. Enne kui pausile lähen, ma küsiksin üle, et vaata selle sama süsteemi või selle samade andmete abil, kui palju meil Eestis nii-öelda suurusjärguna kinni on võetud inimesi? Kokku mälu järgi oli 5 kriminaalasja, seal 15 pluss inimest. Et täna ühe süüdistatavaga veel kohtuminnes jätkub, ülejäänud on kõik tänaseks ka süüdi mõistetud. Aga nüüd see nii-öelda operatsioon on selles mõttes kinni, et sealt nagu rohkem enam oodata ei ole või on ikkagi kuskil analüüsitakse veel neid? No kriminaalpolitsei jaoks on see alati väärtuslik informatsioon, eks me nägime ka tegelikult, mis sealt nagu tuli välja see rahvusvaheline ulatus just, et nagu ma olen toonud mitu kord näitena, et kui sul on 10 kilo kokaiini Ladina-Ameerikast vaja toimetada Euroopasse, siis selleks sa ei pea ise teadma, mis sadamas, mis kapten ja mis jaht või laev ootab sind, aga siis võtad kellegi ühendust, kes tunneb Euroopast kedagi, kes tunneb Lõuna-Ameerikast kedagi, siis öeldakse, et palun pöördu selle poole ja sa saad ka oma kauba peale panna. Et see on selline, kõik on nagu kasumile suunatud tegevused. Muidugi see on kallim kui tonn liigutada kokaiini, aga see on võimalik. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning külalised riigiprokurör Vahur Verte ning Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis ning räägime sellest, miks ja kuidas sai võimalikuks narkokurjategijate tabamine, kuid samal ajal ka ühe neist põgenema laskmine, mõlema põhjuseks ühed ja samad tõendid või andmed. Ühel hetkel jäid selle Anom telefoni lõksu sellised tegelased nagu Margus Reidolf, kellest oli saate alguses juttu, ning Gert Raal. Milles neid täpsemalt siis süüdistati? Väga lühidalt mõlemad süüdistati ja tänaseks on süüdi mõistetud väga suures koguses erinevate narkootiliste ainete, peaasjalikult siis suures koguses kokaiini maale toomises Hollandist Eestisse ja Eestis siis osas ka Soome vedamise organiseerimises ja Eestis selle kokaiini müügiks levitamises. Et me räägime siin kiilodest. Muide, Reidolf ei ole Eesti kuritegeliku silmas üldse mitte tundmatu nimi. Mis mehega meil siin tegu on, kui veidikene tausta avada? Nojah, et tegelikult juba 30 pluss aastat ta on siin pildil olnud, ligi 30 aastat. Et 90-ndatel juba ta pani toime ühe väga raske isikvastuse kuriteo, siis tappis ühe Tartus siis ühe võib-olla nimetame siis ka kahtlase taustaga inimese. Ja peale seda ta on siin vahelduva eduga ka Soomes menetluse all kohtaloltega süüdi mõistetud narkokuritegudes ja ütleme, et ta on noorkuritegevuse liige.
ma saan aru, et Andres sulle ka tuttav nimi? Jaa, ei muidugi, siis kui sa juba saate ettevalmistus seda nime ütlesid, siis tasus nad guugeldada ja nägu veel meelde tuletada, ta oli küll, nagu me kõik oleme palju priskemaks muutunud, aga isik oli ikka sama ja tuttav selles mõttes, et ta tegutses tol ajal, nii palju kui mina mäletan, mitte ainult Tartus, ta selle teo tegi Tartumaal, aga siin ka Tallinnas ja noh, ütleme niimoodi, isik oli huvitav, aga ta läks pikaks ajaks silmapiirilt ära, sest ta ju mõisteti süüdi selles tapmises. Vist 9 aastat sai tõesti 3 kuuli pähe lasti, nii palju kui ma ajakirjandusest lugenud olen Tartus Country Hotelli juures. Robert Pahlaku tellimusel muide, kes siis oli seotud ka Vabaduse väljaka pommiplahvatusega, olgu see ka kuulajatele öeldud, kes tahab, saab otsida omale kriminaalset lugemist internetist, aga Reidolfist ja Raalist edasi rääkides, siis kuidas see narkoäri neil siin Eestis siis käis, kui suured kogused ja mis narkootikumid meestel liikusid? Siin võib eristada laias laastus siis 2 liini, üks on siis see, mida nad organiseerisid maale, seal me räägime üks laadung, mis siis küll nii-öelda kinnipeeti oli seal ligi 5 kilo kokaiini, lisaks siis üle 12 000 Subuteksi tableti, et see on nii-öelda see maaletoomise liin ja teine siis see, mis siin Tallinnas meie silme ees lahti rullus selle sama kokaiini siis edasimüügiks laiali jaotamine, seal mingi 20 grammi kuni mingi 100 grammi kaupa seda siis rendiautodesse peideti ja sealt kaudu siis edasimüüjateni toimetati. Nad ise arvasid, et nad ikkagi väga salaja tegutsevad nende samade anomtelefonidega, seda informatsiooni siis põrgatavad ühele poole ja teisele. Kuidas politsei ja prokuratuur neile sellele pundile jälile sai, et ma pean silmas, et kas nad ise ka mingil hetkel hakkasid kahtlustama või aru saama, et äkki need telefonid ikkagi ei ole nii turvalised? Tolleks hetkeks juba mõnda aega oli menetlus püsti, uurimine käis, et need anomtõendid olid siuke tummine mörd, mis võimaldas juba tolleks hetkeks kogutud muud tõendid siis ühte siduda. Reidolfi puhul oli need ka väga kaaluka väärtusega, sest seal tõesti ta väga-väga lahtise tekstiga rääkis toime pandust ja toimunust. Seda, kas ju palju nad anomtelefonide avastamist pealtkuulamist kaartsid, siis pigem ei. Et mis sealt sõnumitest välja joonistus on see, et nad tolleks hetkeks said teada, et Sky ICC telefon on politsei poolt lahti murtud, kätt saadud ja pelgsid, et neile koputatakse uksele Skys jagatud sõnumite pärast. Et enne siis Anomi telefoni kasutamist olid need siis Sky telefoni kasutanud. Aga võtta näpust, et uksele koputati enne seda veel siis, kui need Sky sõnumid meile jõudsid, koputati Anomi pärast. Lõpuks mõisteti Reidolf ja ta partner Raal pikaks ajaks ehk siis 10 aastaks vangi. Kui suur oli teie ehmatus ja üllatus, kui see sama Reidolf eelmise aasta märtsis ringkonna kohtu otsusega pärast 2 aastat ja 7 kuud vangis olemist siis ootamatult vabastati koos peaaegu 100 000 eurose hüvitisega, mis riigi kanda jäeti, et just see üllatus või kuidas te reageerisite kogu sellele teadmisele? Ega seda ei saa nimetada üllatuseks, et kohus otsustab ja kohus mõistab õigust ja kui see ringkonna kohtu otsus selline oli, siis sellega tuli siis ka arvestada. Aga see ei tähenda muidugi, et ta Keskkriminaalpolitsei radarilt see isik ära kadus. No sellega poolest see pidi olema ootamatu. Teil on sellised tõendid, selline kogu nii-öelda operatsioon läbi viidud ja ometigi selline otsus. Aga võiks nagu lisada, et tegelikult võib-olla me olimegi arvestanud, et niikuinii see Anomi tõendite kasutamine kriminaalmenetluse kohtumenetluse võib-olla vajas ka Riigikohtu hinnangut. Me ise arvasime, et see läheb Riigikohtuni välja niikuinii mõnes kriminaalistes. Aga mis olid peamised ringkonnakohtu põhjendused, et miks need FBI tõendid ei sobi? Eeskätt küsimus oli, ütleme, et see sama vaidlus oli meil ka maakohtus. Et kas ameeriklaste veetud operatsioon, kuidas need tõendid said, oli seaduslik mitte. Maakohus hindas, et Eesti kohtul ei ole pädevust hakata läbi valgustama detailselt, kuidas ameeriklased neid tõendid kogusid. Ringkonnakohus asus teisele seisukohale, ütles, et me peaks seda läbi valgustama põhjalikult, me oleks pidanud ameeriklastelt oluliselt rohkem teavet selle kohta küsima ja kui seda teavet meil ei ole, siis kahtlus jääb õhku, et äkki ameeriklased tegid midagi valesti. Ja ehk siis seal
samale tõendikogumile, selle lubatusele andsid 2 erinevat kohtuastet diametraalselt erinev hinnangu ja Riigikohtus vaidlus jätkus, ehk siis Riigikohtus oligi küsimus see, et kas ja kuidas me saame kasutada rahvusvahelise koostöö raames kogutud tõendid, näiteks mida meie liitlasriik on kogunud, et kas me, kui palju ja kui põhjalikult me peame seda kontrollima ja seal pandi väga selgelt need piirid paika, et need üldreeglina usaldame, kui on põhjust, kaalukaid põhjuseid kontrollida, et siis me kontrollime. Ikkagi Andres, nüüd sa siin kõrvalt kuulad nüüd, et situatsioon, sa oled rahvusvaheliselt haardega kurjategija kinni võtnud ja ta vangi saatnud, ta on seal juba mõnda aega istunud, äkki tuleb otsus, mis tegelikult nagu olukorra pahempidi pöörab. Mees jalutab vanglast minema koos 100 000 euroga valurahaga. See on valus, ma kujutan ette, igale politseiametnikule ja prokuratuuri töötajale. Sõna valus võib-olla ei ole siin kõige õigem, aga tuleb ju arvestada seda, et antud juhul, nii nagu ka siin kolleegid ütlesid, et nad oldi valmis selliseks võimalikuks lahenduseks, et küsimus on ju täitsa uudne, et kuidas ikkagi teises riigis kogutud jälitustegevusega tõendid, mida ei ole Eestis seda kogumist ju ette sanktsioneeritud, ütleme meie siis vastavalt kohtu poolt, et kui õiguslikult nad pädevad ikkagi Eesti õigusruumis on ja see tuli laiali vaielda, mis siis teha, õigusriik on õigusriik, iseenesest lihtsalt ma ütlen veel kord, politsei ja prokuratuur peavad arvestama ja võib-olla paremini ette valmistama, seda ma ei oska öelda, sest kaitsjad valmistavad kindlasti selles küsimuses ennast maksimaalselt ette, nagu ma seda kaasust mäletan, jälgides seda meedias, siis nad lõidki ringkonnakohtus väga selge pildi juba ka maakohtus selle osas, et need ei tea ju, kuidas need tõendid koguti ja need ei ole seepärast õiguspärased, et siin midagi valusat siin ma arvan, et ei ole, see ei ole naela peale astumine. Lõpuks siiski Ameerikamaa tõendeid Riigikohus kasutada lubas, see tähendas seda, et Reidolf pidi uuesti vangi minema, tõenäoliselt olite sellega arvestanud, et see mees Eestisse ei jää ja läks paar kuud ja mees saadi siis Hispaanias kätte, kui keeruline sealt kätte saada oli? Jah, et Riigikohtu otsusega jõustus ka tema karistus 10 aastat vangistust ja talle määrati kuupäev, millal ta peab kinnipidamiskohta ehk Tallinna vanglasse ilmuma karistust kandma ja sellel kuupäeval ta ei ilmunud. No müts pihus ei tulnud ilmselt. Kelle seda siis otsiti teda, tehti siin võimalikku aadresside kontrolle ja siis sai selgeks, et inimene hoiab karistuse kandmises kõrvale Eesti Vabariigis. Ja siis juba rahvusvahelise politsei koostöö raames Hispaania politseiga õnnestus välja selgitada tema asukoht ja siis Hispaania politsei tegi väga head tööd. Kontrollis isikut, tuvastas isiku samasuse ja pidas ta kinni Euroopa vahistamismääruse alusel. Et see, et ta uuesti kinni võetud, ei tulnud talle endale ka mitte liiga suure üllatusena, et ta oli kursis, et ta on taga otsitav ja... Ma arvan millegipärast, et ta teadis, et ta peab Tallinna vanglasse ilmuma. Et jah, mis need motiivid on, miks ta sealt kõrvale hoidis, kas see näitab suhtumist Eesti riiki, kohtuvõimu või politseisse, see on juba küsimus talle, aga tal on teatud kriminaalsed hoiakud. Küllap on. Kas Margus Reidolf on hetkel endiselt Hispaanias, millal võiks mees Eestisse saabuda? Täna veel on Hispaanias, et ootame, millal Hispaania kohus otsustab, et kas see väljaandmine kinnitatakse ja siis kui kinnitatakse, siis juba ootab teda Tallinna vangla. Sellega ongi tänane Krimiraadio läbi saanud. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, eksperdina oli abiks nagu ikka Andres Anvelt. Saate esimeses osas rääkisime kohtunikutöö väljakutsetest Tartu maakohtu esimehe Marek Vahinguga ning saate teises pooles arutasime koos riigiprokurör Vahur Verte ja Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhi Ago Leisiga lahti loo, miks lasti paadunud kriminaal ja narkopätt Eestist Hispaaniasse põgenema. Täname kõiki kuulajaid ja loomulikult saate külalisi. Järgmine Krimiraadio taas järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.